Ma siin valmistasin vaikselt ennast ette. Me oleme siis täna natukene ebaprofessionaalsed, nimelt tavaliselt, kui meil on kindel kellaaeg, siis kindel kellaajal me alustame ka salvestamist. Aga kuna, sõber Mait Levand on meil The King, The King, siis me lihtsalt alustame ja The King tuleb sisse. Aga tal pole võtitki vist. Nii The King tuli, et meil ju saade käib, et sa võid julgelt sisse astuda, et üle laua vaata. Momente peab looma. Jaa, täpselt. Et teil ikka kallid kuulajad oleks huvitav ka siin podcastil, siis kõike seda tuleb huvitavaks teha. Nii. Selles suhtes ma koostasin Rupert siin nagu sikse huvitava teema, aga esmalt, kui ma nagu siia nüüd lähen, siis ma teen ikkagist meile tavaks oleva tutvustuse. Nii, Mait, kuidas sul on? Kas sa oled juba ennast ühendanud siia ära? Kuidas sa kuuled ennast? Kas sa kuuled ennast hästi? Nii. Me ei kuule sind. Ei kuule või? Nope. Ei, paneme off-onni mikrofon. No, kes selle välja oskas ühitada? Okei. Ja nüüd kuuleme ilust. Päris hea klõpsuga tõi sisse. Okei, tegite mulle sellise üllatuse on ja, et ja, nagu tavaks kohe, ikka. Ja, et kiiremini nagu. Ja. Kiiremini ühele poole saada. Ja. Ma arvan, et ma saan meie sotsiaalmeedia haldaja käest vastu hambaid, kui sa ei anna mulle seda tiimani pealt, sest me kähku ära ei korista. No võt, siin ongi see, et ise alustasite vaata ja siis ongi... Kaameramees, tulge stseeni. Et siis mingid asjad nagu... Aitäh! Meie produktsioon on palju kõrgem by the way, need episoodid. Meil on oma kaameramees, oma operaator. Make-up department ka. Ja täpselt. Et ühesõnaga... Miks mina make-up ei saanud? Mida sa valetad? Sa ei küsinud, sellepärast sa küsima. Ühesõnaga, tere kallid kuulajad, taas kord on Kelder podcasti aeg. Seekordseks külaliseks on meil imeline Rupert Pääslane. Tervist. Tere. Et meil on tavaks siin selline komme nii-öelda, kus me siis paneme inimesi ikkagist spotlightile, see on Keldri komme ja Keldri komme on selline, et me alustame siuksel nõmeda küsimusega nagu, et Rupert, kes sa oled? Millega sa tegeled? Mina? Jaa. Kes ma olen? Tibakene keera mikrofoni endale suule lähema. Niimoodi. Jaa, nii oleks ideaalne. Et kes ma olen hetkel? Olen kuller. Jaa. Ja varsti enam ei ole kuller. Okay. Ja siis hakkan kenekaid tegelema nendega. Kenekatega tegelema, generaatoritega? Ja, renthooldus ja... Okei, päris huvitav. No selge, siis me sellest praegu põgusalt vestelda ei saa, kuna see... Ei haaku. Ei, mitte ei haaku, vaid ma arvan, et selles mõttes, või on sul rääkida sellest koheselt midagi, selles mõistes, et sa ei ole ju tegelenud sellega veel nii intensiivselt, et Keneka sellega. Ei, ma alles paari nädala pärast. No selge, siis ühesõnaga sellepärast polegi mõtet. Aga nii, et teil kuulajad oleks ka huvitav, siis esmalt räägime ikkagist, meil on kombeks ikka ju siia kutsuda loomeinimesi, ka Rupert on loomeinimene ja ammune lapsepõlvesõber, klassikaaslane, tunneme üksteist päris pikemat aega, ka Maidule, klassivend. Et sina töötasid sellises huvitavas ettevõttes nagu Protons Pärnus. Oli kunagi süke ettevõtte nagu Protons. Ja Proton. Nii et, ja sina olid seal täpsemalt kesse? Valgustehnik, kaldkriips, rekkamees. No nii, pane pilt. Nii. Ja nüüd tuleb pilt. Ja Rupert saab seda telekast näha, et... nii, et asi on lege, et asi on official, et selles mõttes meie kaameramees annab märku, et kui ta soovib, ta võib selle panna paralleelselt tööle, et te kallid vaatajad näeksite seda paremini, et me usaldame oma kaamerameest, et ühesõnaga siis siin me näeme Rupertit, mis su ameti nimetus täpselt oli? Oligi valgustehnik, et kuidas sa üldse sellise töökoha endale leidsid või said? Mismoodi see juhtus? Enne mind töötas seal üks hea sõber Laur Lindmäe, kes siis tuli minu jutuga just sellel hetkel, kui ma ise kaitseväes olin, et meil oleks vaja rekkajuhti firmasse tööle. Siis ma ütlesin, et set me up, et ma võin vabalt sõita rekkaga. Kui ma paralleelselt lihtsalt siia vahele segan, siis ma mäletan, et sa tegid kaitseväes, tegid endale rekkaload. Et inimesed teaks. Sama hetk, kui ma tegin lube, siis Laur mainis mulle, et nad hakkavad rekkajuhti vaja, et nad hakkavad rekkat ostma.
siis ma ütlesin, et davai, teeme ära. Läksin töövestlusele ja siis öeldi, et ega ainult rekkaga see sõita ei saa, vaata. See on ikka natuke kasulikum ka olema, et millega sa rohkem tegeleda tahaks, kas valguse või heliga. Nii. Tekkis seal korra siuke paanika, et kui öeldi, et mis sa veel teha tahad, siis mul esimese asjana tõi, onu on mul ERR-is valgustaja. Okei, ma tahaks valgustusega tegeleda võib-olla siis. Ja nii oligi. Juba paari nädala pärast olin esimese Jason Statuse kontserdile, mille ise üles ehitasin ja see oli äge. Kas sul oli keegi mentor ka või kuidas see õppeprotsess välja nägi seal? Et kuidas Protones oligi nii, et mina ja siis Aaron Tugedam, kes oli siis nii-öelda see põhivalgustaja meil. Tema tiival esimesed paar kuud näitas ära, mis kuhu käib ja ülejäänud juba tuli jooksvalt. Okei, huvitav. Meil on siin põgusalt, et inimesed saaksid samal ajal paralleelselt näha ka, millest Rupert räägib. Meil on üks foto või tegelikult 2 fotot näidata ennem ja pärast siis ühest tööst, millega Rupert oli seotud. Ära näita pigem seda vasakpoolset, see on selle teemaga seotud. Ma siin, Rupert, tegin eeltööd, et me pole siin vestelnud, aga ma leidsin asju ja põgusalt vestleme nendest, et räägi, mis periood elust oli see, kas sa mäletad nüüd, ma arvan, sa mäletad, kui me ei pea sulle sisse juhatama, kus see foto võetud on. See on Kultuurikatlas, peaks olema hospitality üritus. Täpselt, et sul on peas. Et räägi meile, kuidas sellise ürituse nagu setup välja näeb? Või et milline nägi sinu süke 9 to 5 välja seal? No esiteks mul on pigem oli töögraafik siis 5 to 9. Et kõik muul aeg oli pidu või muu asi, aga ma ei tea, see hospitality on minu jaoks alati süke südamelähedane, sest ise ma olen väga suur trummipassi austaja ja Hospital Records on UK-s üpris tuntud. On. Ja lihtsalt kogu see, mis mulle selle töö juures kõige rohkem meeldis, oligi see, miks ma jäin sinna kauemaks kui paar nädalat, oligi see, et kui ma selle Jason Statuse kontserdi esimest korda üles ehitasin ja anti valida, et et kas lähed hotelli välja puhkama ennast hommikuks, et maha võtta või siis saad vaadata seda pidu. Ma ütlesin, muidugi ma tahan näha, mis ma just valmis ehitasin. Ja lihtsalt see, kui sa oled seal, kõige tuusem muidugi oli see, et istun seal backstage'is, ootan peo algust ja 2 inglast tulevad tuppa. Räägivad räägivad oma vahel seal inglise keeles ja üks hetk tulevad meile, et mis teed siin? Et kes oled, millega tegeled, vaata? Ma ütlesin, et aitasin ehitada seda ja õpin uut ametit nii-öelda. Ja nad viskavad käpa, me oleme Jason Status. Karp pajus lahti kohe lihtsalt ja siis pärast, kui sa seisad seal lava kõrval, sain seista ja vaadata, kuidas see rahvas fiilib seda, see oli täiesti müstiline tunne minu jaoks. Ma kujutan ette. Aga mis tunne sul oli esimest korda neid valgusid üles panna? Robert, natuke keera seda mikki. Segane oli, sest seal on, igal lambil on oma see numbri vahemik, mis siis on 1-512, siis on üks kanal ja siis näiteks mingid Martini MH7 on 21 kanalit võtab ta sisse, ehk siis näitab, palju võimalusi on mingil valgus peal, kas pöörata, mis pidi, mis valgused, mis iganes. Ja siis oligi paad 512 järjest niimoodi ritta, kindlate vahemikega ja siis saad pullist progeda ja ongi pidu valmis. Ja pikalt sa seda ametit pidasid? Ma vist läksin, see oli... Sa näitad teist fotot ka samal? Jah, 2017 enda sünnipäeval sain reservi ja kohe põhimõtteliselt järgmine nädal pärast seda sain tööle sinna. Ehk siis 4 aastat. No vägev. Ja kuidas nagu analüüsides seda perioodi, siis kas sa ütleksid, et see oli sinu kõige lemmikum periood sinu elust? Ma mõtlen mitte nüüd nagu üleüldse, aga nagu tööalaselt ja see 9 to 5 ja see. Kui nüüd päris aus olla, siis see oli mu esimene siuke päris official töö ka. Et ma olin mingi hooaja tööline olnud ja niimoodi vaata, aga see oli ka rohkem siuke, et käisin kooli kõrvalt praktikal ja siis kutsuti suveks appi tööle. Aga jah, see oli siuke esimene, et kus ma läksin intervjuule, rääkisin, mis ma tahan teha ja
võeti tööle ja üliäge. ma olen ülitänulik, sest seal on nii palju on pulli saanud, see Protone meeskond ka oli super lihtsalt. Enamus olid juba sõbrad nagunii ennem seda, aga kaudselt mõningad inimesed teadsin ja mäletan, et ka mul oli seal võimalus mingi aeg tagasi kunagi kaudselt sinna tööle saada, aga siis ma otsustasin, et ma lähen Soome. See ei ole nüüd see periood, kui meie Hansuga Soomes olime, vaid see oli 2014. Ma olen kuulnud kuidas sa neid suuri kõlareid aitasid seal liiva peal vedada. Kõrad, need olid mingi 1.60 m kõrged, sellised suured supakad lihtsalt. Ma ei tea sellest midagi, valgustage mind ka. Aga ei. Meil Protones olid ühed suupuhverkõlarid, hästi suured, mis oligi maast võib-olla nii kõrged. Ja siis kahe mehe vahel sai neid tassida, need kaalusid mingi 100+ kilo tükki ja siis kuskile, kas see võis olla äkki see, mis see festival meil rannas oli see? Weekend. Jah, kas see võis äkki sellega seotud olla või? Ma nii ägusalt mäletan, vaata see periood oli tegelikult, ma olin ju sel ajal, ma olin videograaf, vabakutseline videograaf, et ma lihtsalt põgusalt seal Weekendi ajal ma arvan, me oleme 2 asja sassi, sellepärast, et see on story tegelikult, millest ma üldse ei tahaks rääkida, et kus ma beebilõustale tegin heli katlamajas. Niimoodi, et see on, vilksamisi natukene räägime korraks, aga siis me peame Ruperti peale tagasi minema, et kui ma ei eksi, ma võin siin faktid võivad täiesti möödas olla, ma ei mäleta, aga minu meelest oli kuidagi nii, et poisid said ürituse korraldamiseks Protonsilt keeri, aga see oli vana keer ja see oli väga kehvas seisus ja neil ei olnud raha helimehe jaoks. Nad otsustasid, et nad ei teeli seda teenust sisse või siis ei olnud tol ajal kellelgi aega tulla või midagi sellist. See käsi peseb kätt värke. Ja siis oli põhimõtteliselt see, et kuule Eldur, et sa ju teed muusikat, vaata, et sa oskad e-play'd üles alla liigutada, et tule nagu sinna, vaata, beebilõusta kontsert, vaata, et tule tee heli, vaata. Lõpus oli üldse niimoodi, et long story short, ma ei viitsi sest rääkida, et see on moment ma elus, kus ma vist sain oma esimese mini-infarkti, et kus oli nii, et Kostja tuli veel appi. Kostja, nagu, et ma sain, see on niimoodi, et ma sain tegelikult soundchecki, sain kõik paika, kõik oli hästi. Beebilõust oli sedasi, et väga hea on, et laval olevat olnud nagu sound ülikõva. Aga vaata, mina kui amatöör helimees, ma ei ole helimees, vaata. Ma ei arvestanud sellega, et kui maja tuleb täis inimesi, et nad on nagu villakotid ja nad nagu, sa pead kompenseerima selle pärast nagu, et seal on inimesed, et see sound on muffled lõpuks. Nii et lava peal pidi olevat, oligi ülihea sound ja lava ees siis nii-öelda oli suht kehva, nii-öelda, et Kostja, nagu ma ei julgenud midagi enam teha, mul see, et lõusta pidu ka, et seal on nagu siuke väga teistsugune kontingent inimesi ja juba kuuled kuskil, et mingid vinnad vinguvad, vaatad, mis heli on, vaata. Aga üritus oli plussi, see läks väga hästi, kui sellest by the way. Seda ma mäletan, kõik läks üli hästi. Aga nagu reaalselt seal mingi 60 euro eest endale mini-infarkti saata, vaata. See oli nagu õudne. Ja pärast veel beebilõustale sai mainitud ka, et kuuled, et ikka nii aus inimene nagu ma olen, et ma olingi nagu sedasi, et hei, et kuuled, anna andeks, et läks nii. Tüüp vaatab mul otsa ja sellest hetkest muutus mul täiesti, selles mõttes mul ei olnudki temast otsest arvamust, aga sel hetkel ma lõin endale arvamuse temast ja ta ütles mulle, et ei mees, et sound oli üli hea, aitäh sulle. Ma olin nii, et vau, et okei, et läks hästi, et see ja sealt põgusalt ma olen paralleelselt, kui on mingid üritused olnud Protonsiga, ma olen ikka käe külge võtnud, me oleme tassinud, me oleme tassinud ka mingid neid supakaid, tõsiselt rasked, aga praegu see rannateema ma ei mäleta, et minu meelest ma peaks teadma seda. Järelikult seda ei ole. Aga paralleelselt me oleme vilksamisi rääkinud sellest. Aga okei, sa panid mind huvitavasse olukorda, kus ma hakkasin seletama iseennast teile, mis on ka põnev kindlasti. Ei no, ma ju kohati pean teise nii-öelda hobikohas, ma teen ka podcast, siis ma pean vastu küsitlema sind. Täpselt, see on ka õige, et ma arvan, et Rupertiga siin salakavalt mõlemad testime 11 ja katsetame ja teeme trenni siin, et see on hea ja ma tulen ilusti veel teie podcasti juurde ka tagasi, et ma natukene hoian pinget, et aga mulle pakub veel huvi, tuleme selle hospitali teema juurde tagasi või üldse nagu Protonsi nagu teema juurde tagasi, siis et
oli sul veel selliseid häid seikasi, kus sa reaalselt said nende tüüpidega telgitagustes kokku ja vestlesite ja said sa mingit huvitavat nagu inspiratsiooni nendelt inimestelt või piirduski siis ainult sellega, et tšau, tere ja taega? Või said ka mõne mini-infarkti kuskilt? Jaa, täpselt. Ei, mini-infarkt oli seal iga keika oli midagi. Aga ma ei tea, Eesti artistidega ma väga palju ei suhelnud. Ma isegi ei tea, miks. Võib-olla... See on eestlased. Võib-olla sellepärast, jah. Aga siis, kui olid välismaalased, siis nad tulid kuidagi ise palju julgemalt küsima, et nad ei huvitas, nagu, kes nende seda asja nagu aitab üles ehitada ja nii edasi. Aga mul see Jason Status ongi nii eredalt võib-olla sellepärast tean meelde, et see oli mu esimene nagu siuke big encounter nii-öelda. Nojah, ei ma usun, need ägedad tüübid. Aga mini-infarktidest siis kui mind esimest korda valguspulti pandi. Nii, räägi meile. Ma ei mäleta, mis pidu see oli, aga see võis olla mingi firma jõulupidu äkki. Või mingi, jah, jõulupidu vist, jah. Ja olen siis valguspuldis ja järsku kogu saal on pime. Mis nüüd juhtus? Aga tuli välja, et keegi oli lihtsalt ühe kaabli otsa komistanud, mis siis tõmbas selle peasignaali välja, et kõik lambid lihtsalt läksid sinna enda tavaolekusse. Aga vaata, ma küsikski nagu siia juurde, et näiteks sellised olukorrad, nagu sa just kirjeldasid, et kuidas teil nagu see backup plaan on, et kohe, et kas midagi nagu väikselt või suurelt nagu juhtub, et siis on ju see, et koheselt nagu peab asja tagasi saama. Et kuidas te nagu käitud selles olukorras? No kõigepealt tuleb see probleem üles leida, miks see juhtus. Et enamasti meil juhtuski, oligi nii, et keegi oli kuskile kaabli pihta läinud lihtsalt ja oli midagi välja tulnud siis või oli mingi vale käruga kuskilt valest kohast sõitnud ja kaabel oli puruks. Et siis nagu oli lihtne kiiresti üles otsida, sest kui signaalikaabel näiteks vahepealt katki läheb kuskilt, siis sa ju näed, mis lambid töötavad korrektselt ja mis asjad panevad segast. Et osadel lampidel nii, et kui signaal läks valesti, siis nad hakkasid lihtsalt igat pidist roboma ja vilkuma. Teil oli mingisugune kava nii-öelda, mille alusel te neid asju üles panite, eks ole? Või nagu mingi plaan, et näete? Iga, näiteks valgussüsteemil oligi laeplaan, kõik trassid, mis olid välja joonistatud, igal lambil aadress juures, mis lamp on, mis numbri ta sinna aadressiks saab. Et see oli universaalne või oli see sedasi, et keegi koostas neid vastavalt üritusele kogu aeg? Iga üritus oli uus plaan. Nagu, et meil projektijuht tegi selle põhiasja valmis, et mitu lampi võiks olla, et kuidas see kogu asi nagu välja võiks näha ja siis Aaron enamasti tegi selle töö juba eelnevalt ära kodus, aga olenevalt, kuidas oli vahepeal, pidi koha peal improviseerima ka, et läksime kohale, vaatasime, kuhu üldse saab lampe panna ja siis vastavalt sellele tegime mingid lahendused. Nii, et ma siia vahele segan, et nii, et meie poisid, ehk siis meie keldripoisid võtame õppust. Skeeme või? Täpselt, ma räägin kohe graafikud, plaanid. On küll, sest kui ma nüüd nädalavahetusel käisin või nädala sees käisin pildistama, siis ma kasutasin ju kõiki neid samu valgusi ja ma enam ei mäleta, mis võiski enam-vähem siin olla. Isegi ei mäleta, mis värvi see võis. Ega ta nii ongi, et selles mõttes meil on, ma kusjuures siin paralleelselt loongi seda 4. seina meil, et meil ka siin on stuudios valgused ja asjad paigas, et ma mõtlesin ka siin eelmine podcast, kui me seda pidasime siin, et kuuled, et me peaksime tegema sellest toast plaani ja märkima ära, markeerima, et kus asub mis valgus, vaata ja mis seadistuste juures, et teil oleks konstantne pilt kogu aeg. Mul tuli mõte, et me peame pildi tegema kogu sellest skeemist, et siis kui ma lähen asju välja printima, siis ma printin selle skeemiga välja. No ongi paberile, lihtsalt me teeme mingi ristkülik, kus meie stuudio on. Ja siis Rupert saab üle vaadata ja nõu anda. Jaa, saab oma blessingu anda, vaata. Et ei, Rupert, sa oled teretulnud ka pärast seda podcast, et kui sa aegalt viitsid taad tulla möllata, et me kõik siin üritame. Ma loodan, et sa oled näinud meie Pärnu Postimehe artiklit. Põgusalt olen näinud, jah. Põgusalt oled näinud. Fredi, kaameramees, palun anna meile meie leht korraselt. Teil ei olegi see veel ära raamitud? Ei ole veel raamitud, jah, et ma nägin see klipp hüppas mul rohkem ette, kus seal televisioonis loeti ette seda. See oli ka siuke äge meeldiv üllatus, jah, täpselt. Et kus ma selle jutuga tahan nagu minna, ongi nagu see, et pärnakad, et meie mõte või aitäh sulle, Fredi.
et näed, Rupert, palun, me söödame sulle ette. Pean nüüd artikli läbi lugema. Teeme televisiooni järgi uuesti, vaata. Ei, lihtsalt põgusalt, et see mõttekäik, et just nimelt, et me toetame Pärnus liikumist. Et miks ma just seda tahtsingi sulle öelda lihtsalt, et kiire lugeja oled. Aitäh, Fredi. Et mis ma tahtsingi just öelda, nagu ongi see, et toetame üksteist, liigume kõik koos ja loome midagi huvitavat, et lõppkokkuvõttes ma arvan, me kõik tahame oma selle asjaga, mida me teeme siin ja mille nimel me vaeva näeme, et see ka vilja kannaks. Et see mindset, nagu ta nooruses inimestel tihtipeale on, et see egoistlik, see, et mina teen, te teete sitemini või see on pointless, et täpselt seepärast mulle meeldibki siin põgusalt ka varsti jälle spoilin ette, et su podcastist rääkida, et ilmselgelt teie mõne inimese reaktsioon on see, et mida podcastist räägime, podcastist räägite ju siis nagu konkurentidest, või konkurentidest, aga ei. Aga Rupert, tuleme nüüd, kuna tegelikult see helimehe teema on väga-väga põnev. Valgusmehe. Valgusmehe, anna andeks, ma juba paralleelselt lähen ise. Mul on see, et mul see mini-infarktidest rääkisin ja siis mulle tuleb... Pigem Rupert oli see, kes vaibis nagu helivendadega koos. Kõik on ühes ruumis tegelikult. Et see valgusmehe nii-öelda tee, et see on hästi põnev selles mõttes ja kõik, mis sa seal nägu nägid, on kindlasti väärt lugusi, et sa pead ka nendest oma podcast'il rääkima kindlasti. Ma pean siis neid hakkama põgusalt meelde tuletama, sest kui sa nagu selle teemaga sees ei ole, vaata, siis need asjad ilmselgelt hägunevad ja kipuvad ununema. Ma tean, aga see tavaliselt tulebki jutu käigus, tulevad asjad välja, et mul on ka sama. Aga ühesõnaga, ma tahtsin tulla siukse asja peale, et Rupert, sa oled ka, ma mäletan, kuna me tunneme üksteist lastena juba, siis paralleelselt ma mäletan, sa käisid jalgpallitrennis noorena. Kui pikalt sa jalgpalliga tegelesid ja miks see katki jäi? Ma läksin jalkasse vist siis, kui meil esimesse klassi tuli see Tiit Raudnagel, tuli neid uusi poisse nii-öelda värbama kooli. Mäletan enam see. Järelikult jalgpalli ei olnud piisavalt põnev mu jaoks vaata. Nii? No, põhimõtteliselt peale seda ma läksin, aga ma ei käinud nagu kogu aeg trennis. Ma vahepeal mängisin ise niisama sõpradega, vahepeal olin trennis, on-off suhe oli. Aga miks ma ära lõpetasin? No miks ikka enamus sportlased enamus sportid, et kas saavad liiga vanaks või siis on mingi vigastus. Ja mul lõuti põlv ära ja proovisin pool aastatel niimoodi trennis käia, et teest mul põlve nagu mitte miski koos ei hoidnud. Et iga kord kui ma liigutuse tegin, siis põlv sõitis jälle pealt ära. Ma mäletan seda. Mulle just kogu selle jalgpalli teema juures nagu pakub huvi see, et kõigepealt, et kui sa mitu aastat sa seda tegid? No põhimõtteliselt võib siis öelda kogu koolitee vältel, sest esimeses klassis ma läksin ja ma ei näeta, 11-12 klass oli see, kui ma vigastada sain. Okei, selge. Ja selles mõttes, no sa armastad jalgpalli siiani? Siiamaani vaatan mänge ja käin koha peal vaatamas. Ja. Aga kust sul nagu see armastus noorena, lapsena selle vastu tuli? Oligi tõesti see, et see kooli tuli see inimene, et davai, meil on mängeid vaja? Ma arvan, et võib-olla oli see, et osad klassivennad läksid, lapsena on see massipsüoos. Või no see, et kamba vaim, sa tahad ju minna sinna, kus su sõbrad lähevad. Ja siis, kui ma olin paar aastat trennis käinud, siis ma mäletan, ema ei lubanud mul hilja õhtu neid Champions League mänge vaadata. Need hakkasid kell 10 hakkasid ja lõppesid kell 12. Ja siis ma mäletan, meil oli elutoas remont ja telekas toodi minu tuppa. Ja siis see oli elus moment, kus Ruperti elu muutus. Ei, aga see oli see hetk, reaalselt ma nägin esimest Liverpooli mängu otse laivis. Nad mängisid AC Milani vastu finaali Champions League'is. Nad jäid 3-0 taha, lõid 3-3 tagasi ja siis võitsid. Ja nagu sellest hetkest saadik ma olen just nii-öelda Liverpooli poolehoida olnud. Vahepeal läks jälle paremini, nüüd on jälle kohutav. Aga noh, see ongi see jalgpalli fänni elu, et sa 5 aastat kannatad, et saada see üks hurraa moment ja siis jälle jääd ootama. Ma oleneb muidugi, mis klubi sa poold, et kui sa Reali fänn oled, siis võib-olla veits lihtsam. Ma hüppaks 20 aastat kuskil ette. Kumb on parem, Ronaldo või Messi? Kes on GOAT?
minu arust Messi, aga see ongi täpselt, et kellele mis omadused mängija juures meeldivad, vaat. Messi on siuke rohkem loov, tehniline, mitte et Ronaldo nüüd tehniline ei oleks, aga tal tundub see kuidagi sisse treenitud. Messil tuleb see loomulikult kõik. Ja noh, ses suhtes Ronaldo füüsise vastu ei saa mitte midagi öelda, vaat. Vend on peaaegu 40, ta näeb paremad välja, kui me neljakest siin toolide peal. Mis asja teie kolmekesi võib-olla? et millest me siin räägime, vaata. Eks endalgi siin vähemaks läinud. Ja, on märgata. Näed ilus välja, Rupert. Mis sa nüüd? Aitäh. Aga... Teeme OnlyFansi contenti kohe. Kus juures? Meil sõbra Antiga on tekkinud mõte OnlyFansiga siuke vahendaja olla OnlyFansis, et inimesed, kes ise ei julgeks näiteks mingit pilti üles laadida, et siis sa laed tema eest või? Nad maksavad meile raha ja siis me maksame nende nad annavad meile raha, me laeme nende eest üles pildi ja siis nad saavad mingi osa tagasi sealt. See on ülimalt hea idee tegelikult. Ma võin teile pilte kohe ja seda te kuulsite esimesena meie podcastil. Et aga okei, OnlyFansist tagasi siis jalgpallini korraks sekund veel, sest ma tahaks sellele teemale. Jalgpall on parem kui seks. Jah, või ütle ja Rupert, ei ole. No kui sa ikka kossi saad kõvasti terve mängu, siis ei ole päris mõnus. Naised teevad sama asja selles suhtes. Aga nad ei tee seda füüsilisel kujul. Ja. Teine tase. Ühesõnaga, ma proovin saaret uuesti suunata suunas, mis loodetavasti inspireerib ka meie nooremat generatsiooni. Nimelt, kõigepealt ma küsin su käest, et kui sa jalgpallitrenni läksid, eks ole, siis kas oli see kerge sinu jaoks seal kohaneda inimestega? Ma ei tea. Ma olin noorena hästi siuke õrn ja mitte just võib-olla tagasihoidlik, aga arg. Sest õpetajate peres kasvanud, kõik oli kogu aeg midagi valesti tegid, siis oli konsekventse saat. Et mul seal oli see võib-olla häiris mind kõige rohkem need üleolevad kutid, kes seal arvasid, et nad on paremad ja siis nagu kooliski vaata igal poole. Põhimõtteliselt oligi, et kõige raskem oli see, et lähed koolist ära, kus nagu peale mida tahaks nagu puhata, aga siis sa lähed trenni ja siis saad täpselt sama asja uuesti. Ja võid veel rohkemgi saada, eks ole, sest seal on need alfad kõik koos. Ja seal ei ole seda nii-öelda täiskasvanu järelevalvet ka nii palju, et see üks täiskasvanu mees on mingi 30 jõmpsikaga, siis ei jääku elu sees aega. No muidugi, ja seal sõltub ka stereotüübist, milles inimene on, kuidas ta seda asja näeb, et tihtipeale võib-olla ta on ise see alfa seal, vaata, nendest ellu jäänudest, vaata ka, kes on samasugune, et ta üldse ei mõistagi nii-öelda neid tundega inimesi, mitte et nüüd teised ei oleks tunnetega. Aga see on üldiselt huvitav vaadata tegelikult. Iga generatsioon on täpselt samasugune ja kõik arvavad, et nad on erilised ja kõik arvavad, mõned arvavad, et nad on nii halvad, kui halvad olla saavad, et see on, kui sa nüüd seda kõrvalt vaatad, see on natukene koomiline. Ja, aga siin ma parandaks, kõik olemegi erilised. Ükskõik mis põlvkond, me oleme erilised. Et lihtsalt paratamatult me elame maakeral, seni kui me elame maakeral, need samad probleemid eksisteerivad, kui midagi tõsiselt ümber ei muutu nagu. Aga ma panekski siia selle jalgpalli teemale punkti lihtsalt selle, et mida sina ütleksid sellisele noorele poisile, kes tahaks praegu minna jalgpallitrenni ja ta kardab just nendel põhjustel või muretseb nendel põhjustel? Mis on see advice? Ole tugev. Seal muud ei olegi, et kas sa kannatad ära ja läbi selle sa muutud ise tugevamaks inimeseks või siis hakkad vastu, ma ei tea, kui hea nõuanne see on, aga seal väga see aitas sind. Mis sind just aitas? Kuidas sina hakkama said? Ma läksin ära jalkatrennist. Sellepärast mul oligi see pausidega vaata, et ma leidsin, et mul on palju lõbusam teha midagi, mis ma armastan nendega, kellega ma läbi saan, kui see, et ma lähen tegema midagi, mis ma armastan, mind tümitatakse. Terve see aeg ma leian, et see ei oleks just jätkusuutlik olnud. Ei ole saada. See on see on hästi öeldud point tegelikult, et kaasa arvatud see, mis me siin teeme, et see sünergia peab kogu aeg olema, et 2+2 ei ole 4, vaid 5. Et siis mulle meeldib tihti peale, et ümbritse ennast inimestega, kes on sinu nagu crafti poolest nagu 2 sammu ees, sest et siis sul on kogu aeg
nagu järgi. Nende poole püüdida. Jaa, täpselt. No vaata, Seldur ongi nii, et sa lähed jalgpalli mängima, aga see on hoopis midagi muud ja seal tehakse, ma ei tea, kõike muud kui jalgpalli vaata. Või noh, üldse see keskkond ja noh, okei, tõesti, jah, jalgpalli mängitakse kõik, aga kõik see teine pool on ja see, noh, kuidas sa ennast siis seal seltskonnas tunned on ja, et kas, jah. No see on igal pool, jah, tõesti nii, et see on paratamatu. Sa lähed jalgpalli mängima, aga jah. Ei no see point on jah, selles mõttes, kui ma nagu sellest täpselt aru saan, et ongi, et ükskõik, kus me lähme midagi tegema, tihti peale paralleelselt toimub seal ka mingit jama. Et selles mõttes see ongi ja see maailm ongi hägune, et seal on alati sa ümbritsed ennast inimestega, kes osa nendest inimestest teavad, mis nad tahavad, miks nad siin on ja teine pool ei tea, miks nad siin on ja mida nad siin tahavad. Just. Ja see on paratamatult läbi elu lõpuni välja, see jäädki niimoodi otsima ja kompama seda asja. Ja mida kiiremini sa jõuad enda teele, seda parem, seda rutem, sa kasvad. Just. Et see on hea point küll. Aga kui siin nüüd rääkides lapsepõlvest, siis ma tegelikult tuleksin veel ühele teema juurde, mis siis põgusalt tegelikult on meil ka aktiivne TikTokis. Nimelt Olle Nõmmega, vabandust, sorry, oli meil siuke huvitav podcast, kus tema tõi esile siis siukse huvitav asja, kus ma siis küsiks sinult ka kõigepealt otse, et kas sa mängisid lapsena pigem arvutimänge või tegid õues mudakooke või tsiteerides Ollet, sõid sa hoopis mullakuubikuid? Ma tahaks öelda, et ma olin võib-olla miks nendest kahest, et enne kooli ma olingi ainult õues. Aga siis, kui ma esimesse klassi läksin, siis sa said arvuti, ma mäletan. Just. Ma olin väga kade, sa mängis Delta Force'i. Ja sellega oli see ka veel, et see oli plaat, mul oli üks plaat, kus oli 3 mängu peal. Ma palin selle plaadi sisse, installisin need mängud ära ja siis ma hakkasin Delta Force'i installima. Ja CD-ROM oli juba ülikuumaks läinud. Ja siis üks hetk käis liter lihtsalt, nii et terve see plaat oli seal sees tükkideks. Ja mul ei juhtunud seda mitte ühe korra, vaid me vahetasime sellel arvutil 3 korda CD-ROM-i lihtsalt. Okay. Iga kord lendas plaat tükkideks. Seda täitsa tahaks Google'ile, see on päris huvitav. Ma tean küll, et see läheb kuumaks, läheb küll, aga et selline asi juhtub. No tol ajal ka, eks ole, mis iganes PC-d meil sel hetkel olid, vaata, ma ei kujuta ettegi. See oli vist Windows 2000, ma mäletan. Sul vist oli jah 2000 juba või oli? Ma sain selle 2000 ainult sellepärast, et mu ema töötas koolis ja seal jäi üks Windowsi koodi põhimõtteliselt. väga hästi läks. Aga põhimõtteliselt, miks ma selle teema üles toon, on see, et meil on tegelikult, ma põimiks seda asja põgusalt, meil on üks lapsepõlve story vägev ja Hans saab ühe pildi esile tuua. Nimelt, see ongi selline huvitav küsimus, et tihtipeale ma suhtlen nagu inimestega, kus on jutuks see, et siuksed meie vanused, kes on juba lapsevanemad, et see interneti ajastu ja need arvutimängud ja kõik muud, need ikka rikuvad lapse olemise ära ja kõik muu. Ma nagu selles mõttes seal on nagu see jaotub 2 leeri, eks ole, et on tõepoolest, kus see rikub seda ja on seda, kus ei riku, et ma arvan, et me ei istuks siin antud juhul, kui me ei oleks kasvanud üles mängudega ja kõige sellega, sest et need pikad sessioonid, kus sinuga Playsta taga või see, et sinul oli Playsta põhimõtteliselt täitis minu selle konsoolivoidi ära ja see oli seltskondlik ka selles mõttes, et tegelikult saage aru, et see konsooli mängimine meil ikka oligi, mis mul õudselt meeldibki vanakooli konsoolide puhul, hea on öelda Playsta kohta vanakoolini, et vanakooli konsoolide puhul just seda, et see multiplayer oli teemaks, et sa istudki koos ja sa elad koos ja oligi see, et tegid nüüd pause, sõid vahepeal, vaata olid õues natuke. Kas käisid ujusid vahepeal? Ja tulime tagasi, et meil käis see kuidagi nagu paralleelselt, et võib-olla tõesti noorte seas on praegu see nii aktiivne, et sa reaalselt no life'id seal taga 12 tundi ei liigugi kuskile, aga meil oli see kuidagi orgaaniline. Ja nimelt nüüd tulles selle juurde siis, et Olle siin mainis ka, et lapsepõlve teod, et nimelt me mängisime siis Rupertiga tihtipeale hoovis sõjamänge. Kas Mait oli ka ju seal pundis või ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Vist ei oleks olnud. Okay. Aga vaata, siin oligi mul huvitav see, et ma oleks kohe küsinud, et mis relvaga on tegu ehk siis. Ma arvan, et see oli mingi AK
47 jah, selle hea ja nüüd ma saan aru, tundub see AK-40 vist on. Et ja see selles mõttes, see näeb nii ilus sellepärast välja. Üks põhirelv või? Maailmas kõige rohkem toodetud relv. Ma mõtlen isegi mängudes, võtame Counter-Strike ja asjad vaata. Ja see näeb sellepärast niivõrd hea välja, et see oli püss, või relv, mille isa aitas teha, et neid oli 2 tükki, ühe ma kinksin Rupertile ka. See oli rohelise selle skoobiga. Jah, aga kellel see jahipüss oli? Jahipüssi makett oli ka. Jaa, paps tegi neid ka meile. Karl Martin vist sai ühe ja üks ma ei mäleta kuskil, vist Aivaril jah. Et neid ikka tuli selles mõttes. See oligi nagu täistoodang, vaata, kuskil nagu vorbiti valmis ja siis kohe läks käiku ja testisime. Ja, et ei selles mõttes, et meil on nagu, ma arvan, et meil on siuke pull story rääkida just, et ongi, et okei, me kõigepealt long story short selles mõistes, et me oleme geimerid olnud pikalt. Me oleme geiminud, aga samas me oleme ka väljas olnud, et toetada seda punkti või fakti, et tegelikult on see mõlemad maailmad saavad ka koos samal ajal eksisteerida. Et neil oli kombeks siis kas Ruperti juures või minu juures hoovis sõda mängida pidevalt. Seal olid siis huvitavad reeglid, Rupert saab ka natuke meelde tuletada. Ma mäletan midagi sellist, et kui sa kuuli said, siis see vist 10 sekundit või 15 sekundit pidid lebama maas, vaata. Midagi sellist. Aga kõige jaburam selle juures on tänapäeva aastal see, et no kus sa ikka tead, kas sa said kuuli või sa ei saanud kuuli, vaata. Vahest olid ikka hullud vaidlused, vaata, et kuuled, et nagu see... Seal ikka päris sõnakaks läksid need kohati. Ja ainult kõige reaalsem asi oli see, kui sa said teada, et teine sai tämmi, oli see, et kui me kasutasime õunu granaatidena, aga see ei meeldinud nagu meie perekondadele, sellepärast, et me võtsime õuna, me närisime seda ühe tüki, sülitasime seda tüki välja ja siis viskasime õunaga teist venda. No need õunad olid põhiliselt nagu granaadid, vaata. Aga Eldur, ma mõtlesin, et tegelikult vaata rääkisid sellest, et kuidas nagu teada saada, et kes sind lastnud. Vaata, paintballiga on tegelikult see. Ei no jaa, aga ma jõuangi, et see asi läkski niimoodi. Ja lõpuks oligi see, et no te tahtsite tunda ja siis hakkasidki kivid nagu ja õunad lendama. Kive ei olnud, aga õunu sai. No ma mäletan, no jah. Et õunu sai, no vahest oli ka nii, et ikka selle ühe tüki... Sa ei mäletad kunagi, et sellist kiviga pähe kellegile, vaata. No reaalselt. No ja võib-olla teil olid nagu relvadega mingid õrnemad mängud. Meil oli see John Nadu käis meil klassis kunagi. See on täiesti ebareaalne, kuidas inimese nimi on John Aadu. No see oli, ma mäletan, see oli üks nagu põhitüüp. See on selles mõttes... Mul tuli just lihtsalt see kiviga pähe loostui meelt, vanasti olid need Vene mudelautod, täisrauast oli tehtatud ja kallurikast oli ühel ära tulnud ja siis John Aadu saatis selle üle hoovilist, ütles püüa, õde pöörab ümber. Laks otse lagi pähe. Ma mäletan, jaa. Kuule, jaa, aga selles mõttes, okei, ma tulen selle auto juurde tagasi, sest sealt tuli mul üks teema. Aga enne kuna ma ei saa läbi viia korralikult seda, siis ma tahan jõuda sinna õunteni tagasi, et nimelt ma mäletan seda, et me mõlemad ei saanud aru sellest, et mis probleem on siis nagu nende õuntega, et nagu me mängime kõigest, me oleme väljas, taotled, me oleme väljas. Tagantjärgi mõtled, et nagu räige Battlefield on lihtsalt pooleldi näritud õune, vaata, hoov on täis neid. Vaata. No hull sõjalahingi üle käinud. Vahest me seal mäletan, et ikka kui ikka oli vaja, siis oli nälg ka, et siis mõni granaat sai ära ka söödud. Una südamere lendasid. Et need olid ägedad ajad. Aga mudelautode suhtes, tulles tagasi, ongi, et ma ei tea, kuidas praegu tänapäeva noored on, et kas nad pelavad veel selliste asjadega sedasi, et kindlasti seal laste nagu ajas kindlasti. Ja muidu, kui ma räägin nii, et kas nad teevad seda või ei tee, see ei tähenda seda, et ma umbes nagu sooviksin, et okei, nüüd te peaksite kõik seda tegema. Ei, mina ei ole seda sorti, ma arvan, ükski meist ei ole. Et kui te leiate endale kõige parema meediumi, siis tehke seda, aga kõige tähtsam kõige juures tegelikult ikkagist on ükskõik mis valdkonnas või ükskõik mis mõnuaine või mis iganes muu on tasakaal tegelikult. Nii toitumise kui joomise kui mängimise kui kõigega. Lõppkokkuvõttes mängib rolli ikkagi tasakaal. Ei tohi üle kätte lihtsalt lasta. Et sa pead ennast distsiplineerima aeg-ajalt. Aga siin, kuna Rupert rääkis siin põgusalt natuke mudelautodest, siis ma meelega natuke stäävin Rupertit sellega, et mäletad seda aega, kui ma sulle mudelautose laenasin Saamriga, et neid katki lõidu. Sellepärast... Avarii oli. Liikluslinnak oli ja siis põrkasin kokku teise autoga ja siis oli kuidagi vaja näidata, et oli
avariis, võtsid haamri laks. ja Rupert oli lihtsalt selline, vaata, et toob tagasi mulle mingid sodid mudelautod, tuleb nagu see, et halloo mees, ei, see ei juhtu mitte midagi, see oli selline. Selles mõttes Rupert nagu realistlikult nagu üritas näha, et mis on siis nagu tulemus. Kui vanad te olite siis? Mäletad enam? 8. klass või? 8? Eeldur, ma ei mäleta, ma seda ei mäleta, et 8. klassis. Vennad joovad õlut, teevad suitsu ja siis samal ajal mängivad mudelautodega. Ei no selles mõttes, et ja, miks mitte, vaata mingid meenutavad. 10. klass, vaata. Eeldur vaata meenutavad vanu aegu on ja... Sõitas 2000, kui sa olid juba 20, vaata. Tegelikult see jalkavigastus gümnaasiumi ajal tuli ka sealt sõja mängimisest. Ühesõnaga ma tahtsin öelda, et 8-aastaselt äkki, et 7. See oli jah, mingi esimene või teine klass. Väga palju hiljem see ei olnud. 3. meil tulid juba Magicul ja Yu-Gi-Oh'dust. Ja see oli ka põnev, vägev, et siis tulid juba muud maailmad, et siis tuli ka tegelikult PlayStation minu teada. Ta ei olnud esimene aasta seal. Ma ka ei mäleta täpselt, ma mäletan seda, et me pelasime väga palju Crash Team Racingut ja Tekken 3 ja... Toka on mul hästi meeles. Kas ma mäletan õigesti, sa sai autot ise ehitada nii-öelda värvilahendust siis? Värvilahendust küll, et tuunida sa seal otseselt ei saanud. Aga mulle meeldiski just see värvilahenduste loomine, siiamaani Need for Speedis. Ei, kuule, Tokas me tegime ju, me mängisime, seal me ju viisime edasi sinu seda kuradi haamritööd. Seal oli, Tokas oli see variant või võimalus, vaata. Ma mäletan, et see oli esimene mäng, mis meil oli reaalselt, kus nagu reaalselt autod läksid katki. Ja siis meil olid perioodid, kus me lihtsalt ei mänginud nagu rallit, et me rammisime lihtsalt reaalselt autosid kogu üksteise vastu terve aja. Palju autosid välja saaks. Ja kui kitsaks ja kortsid me selle auto saame, oli meie eesmärk, vaata. Need olid ikka väga huvitav, mingi rombikujulised autod. Ja siis näitas pärast seda video järgi, vaata, kogu seda... See oli ikka nagu ulme aeg ja nagu vägev aeg, et... Aga ühesõnaga, Rupert, ma arvan, et me oleme põgusalt tegelikult rääkinud lapsepõlvest ja kõigest sellest ja emotsioonid on head, et kuna emotsioonid on lihtsalt juba niivõrd head, et siis me võiks rääkida podcastist, mis on sinu ja siis palun ütle oma kolleegi nimi. Anti Laidoner. Anti Laidoner, päris hea perekonna nimi. Kes on ka kusjuures koolivend mul, nii et tuleb välja, et ma koolivendadega ainult koostööd teengi vist. No, vägev. Et teie kahekesi peate siis nii-öelda sellist podcasti nagu... Imeline. Ja teil on hetkeseisuga siis 2 episoodi väljas. Jah. Tead, alustame kohe sellest, et ma mäletan seda perioodi, kui meie alustasime oma podcastiga, siis tihtipeale ilmselgelt sa võtad kuulda väga palju ja me võtame siiamaani väga palju kuulda. Aga jutuks on alati tulnud see, et tehke siit-sealt, tehke sealt natukene, et tehke natuke siit, tehke sealt, et võiksite ju nii ja naa, ja siis mul nagu tekib see küsimus, et okei, fine, me üritame, vaata, aga nagu see ei ole nii lihtne, kui sa arvad. Et ma tahakski nüüd sinu käest küsida, kui inimene, ole natuke ettevõtlik selle kaabli, see võib meil siin, sorry, pole hullu. Ei ole. Ja see ka... Ma olen siis niimoodi. Ei võta see sülle endale. Ja siis on fine. Et tunne mugavalt, lihtsalt meil on veel see cable management jälle kõige parem, et siis kui meil plaan valmis on, siis me näitame selle. Et ühesõnaga, tulles tagasi selle teema peale, et inimesed tihtipeale arvavad, et see asi on nii lihtne, et lihtsalt võtame mikrofonid, saame laua juures kokku, hakkame argipäeva teemadest vestlema, räägime sellest kolmandast, salvestusprotsess on imelihtne ja kõik toimib. Kukuta seda müüti, Rupert, kes on nüüd 2 podcasti teinud, kas see on nii lihtne? Päris nii lihtne võib-olla ei ole. Et minu jaoks algas see podcasti indus üldse niimoodi, et Anti oli mitu kuud juba, mulle pool aastat peaaegu. Lihtsalt käinud pinda, et kuule, proovime. Et ära millegi pärast muretse, et ma sebin tehnika kõik asjad, et lihtsalt proovime. Ma ütlesin, davai, miks mitte. Nii lihtne ta ei ole jah, nagu sa kirjeldasid, aga see võib-olla oleneb ka et see raskus, kui raske podcasti on teha, oleneb ka sellest, millist podcasti sa tahad teha. Meie mõte ongi see, et võimalikult vabalt absoluutselt kõigest rääkida.
ja samal selle üle ka nagu veits nalja teha, et me Antiga oleme mõlemad täpselt siuksed inimesed, me ei viitsi tõsised olla liiga palju, vaat. Et see, ma ei tea, muserdav kuidagi on ja siis me proovimegi nagu enda võib-olla neid teistsuguseid, kuidas nüüd et ühes me proovime enda mõtteid väljendada nagu teise alatooniga. Kuidas? Või kuidas see nagu ei, lihtsalt, et nagu naturaalselt tuleks. Ja läbi positiivse alatooni, kõik oleks nagu naljakas või tuleks tagasi niimoodi, et saaks naerda. Et kõik selle nurga alt, et saaks nagu hildu teha. Nii-öelda nagu nalja visates. Ja, et raskemad emotsioonid ka võib-olla kergemaks läbi selle muutavad, et ma ja sa tegid seda meile ka pärast, räägin. Raskemaks tegin midagi või kergemaks? Ei, vastupidi, et ega me ei ole veel, ma ei tea, selles mõttes ma isiklikult ennast ei mäleta, et ma nagu nii kõveras oleks nagu olnud. Te suutsite midagi teha oma... No selles mõttes Ants konkreetselt kukkus põrandale kohe, millest me räägime. Ma pole vist 5 või 10 aastat niimoodi naernud. Meil oli selle podcasti jooksul oli 6 minutit sealt või ümmarguselt 10 minutit, mis reaalselt, kuna meie huumor on veits kaldu, siis ma ei tea, kas te mõtlesite seda nii. Võib-olla te ei mõelnud seda üldse nii, aga meie tõlgendasime sealt lihtsalt selliseid asju, sest see oli nii kuivalt, see oli nagu nii monotoonselt räägitud, mis on hea, mida ma siiralt soovitan, et te jätkaksite. Et ärge üle pingutage ja ärge sama reaalseks nagu see siin oli. Ja see mõjub, et kui me tohiksime, siis ma laseks meie podcast ajal ühe väikse jupi ühest asjast, mis väga kõnetas meid ja siis küsiks sinupoolseid kommentaare selle kohta. No. See on teie esimene podcast selles mõttes. Okay. Kuulame selle esmalt ära. See oli tõesti väga hea moment, ma natukene räägin ette võib-olla, aga see oli sellepärast, et see oli nii siiras lihtsalt, et ma nagu tajusin seda emotsiooni selle taga ja nagu seda mõtet, nagu miks nagu seda sellise tooniga nagu rääkida, et noh, küll see kohe. Siis ma arvan, et see võib-olla oli Anti, kes rääkis seda, sest ta oskab elavamalt ennast kirjada. Esimene, mis me laseme, on puhtalt sina. Nii et pane vaim valmis nüüd. No. Minu vanaisa ju sõitis jalgrattaga aasta läbi, kui ta noor oli, vaata. Aga kui ta oli 70, siis ta pidi ka rattaga sõitma aasta läbi. 3 talve, niimoodi, et läks sõitma, kuks puruks ennast, terve aasta ravis tuli talv, läks sõitma, kuks puruks. 3 aastat järjest niimoodi kuks mingi kondi. Nii et meil oli nagu see... Arusaamatu. Hetk oli selline, et kui ma seda esimest korda kuulasin, siis oli sedasi, et ma mõtlesin, et okei, et oli 20-aastane. Ma meelega, nagu see on huvitav, ma lõhumisin seinu. See ongi põnev sulle ka. Et ma mõtlesin seda niimoodi, et okei, et 20-selt pidi jalgrattaga sõitma, siis oli 70, pidi ikka jalgrattaga sõitma, ehk siis nagu, et see, mis see 50 aastat ei muutunud midagi, et ta pidi jälle jalgrattaga sõitma, et no nii masendav on, vaata, et ei, no ma tean, et sa nii üldse ei mõelnud seda, aga see saad sa aru, ma reaalselt kujutasin seda nii depressiivselt ette. Et nagu muud viisi liikuda ära. Ja, et midagi ei juhtunud, vaata, ja siis ta kukkus. Ja siis ta terve aasta... oli minul rohkem see küsimus, et 20-selt sõits, okei, noorena sõidab, on ju. Ja see oli 80, siis ta pidi jälle sõitma. No 70, et siis on nagu see, et ta pidi jälle sõitma. Et miks ta nagu siis? Või no mul oligi see mõttekäik, lahkan nüüd laiali, mõtle. Mina mõtlesin seda nii depressiivselt, et kui ta oli 20, ta pidi jalgrattaga sõitma. Ta oli 70, ta pidi jälle jalgrattaga sõitma. Mis tähendab seda, et see aeg sealt 20-selt 70-sele ei olnud üldse mitte viljakas. Mitte midagi ei toimunud seal. Ja aga vaata, Eldur, siin on see veel küsimus, et miks ta pidi? Ja ma ei pane puid sulle selle kalla. Eldur, vaata see sõna pidi. Miks pidi? Ja, nii räägi. Nagu keegi oleks käsnud. Tegelikult on lihtsalt see, et ta terve elu sõitis jalgrattaga. Ta on nii harjunud, oli ta lemmik põhimõtteliselt liikumisviis. Seda ma arvasin tegelikult, vaata. Aga lihtsalt, et kui kuld seda Rupert see oli. Et ma sellepärast meelega lahkame seda laiali siin, et me võtsime, sest et me võtsime ka seda nagu pärast, me analüüsisime seda, et mis on nagu reaalne. Aga see, kuidas sa seda sel hetkel seletasid ja deliverisid, see oli lihtsalt see, et tegelikult ka või, et nii ulme ongi. Ja siis
kui see, saad sa aru, see läheb. Siis tuli järgmine pauk. Ja, kui see ära oli, siis me mõtlesime, et okei, selge, et see on üks juvel sealt tervest sellest apaatsest sellisest nagu, kohati väga depressiivsest teemast, mis on keeratud käusuga, siis tuleb selline asi. Oota, ma mainiks eelmise puhul veel sellega ära, et ta kukkus, ravis on terveks terve aasta, läks uuesti rattaga sõitma, kohe kukkus, kohe uuesti hakkas ravima jälle. Põhimõtteliselt niimoodi oligi, ta ei suutnud endale selgeks teha, et talvel on libe õues ja sa ei tohi sõita. Ta oli haige, ses suhtes ta dementne oli. Aga passion ka, vaata, mis jääb sinu sisse. Ei, selles mõttes jah, kõik on tegelikult arusaadav, aga lihtsalt vaata, kui see nagu nii tõsiselt nagu teine inimene räägib, siis sealt nagu see, lihtsalt jah, nii humoorikas vaata ja kuskil on lihtsalt see huvitav koht, kus see on cool. Ja nüüd ma lasen siis selle teise, mis pani meid reaalselt, Mait jooksis siin mööda tuba ringi. Nagu reaalselt see oli niimoodi, et meil on siin taga on meil nagu stuudio pool, kus me siis teeme muusikat ja muid asju ja siis me saime oma asjadega ühele poole ja siis mõtleme, et hea küll, et Rupertil ilmus podcast, et me ikkagist nüüd vaatame. Ja kusjuures see podcast andis ka kinnituse, et Rupert peab siia tulema. Et see oli jah üks väljun nagu isegi, miks meil oli juba nii kindel, et ta tuleb järgi. Ja, sest et nagu te ise siin paralleelselt hetkel kuulete ja näete, siis Rupert on samamoodi sündinud selle jaoks, et sa räägid oma stories hästi ja ära üldse arva, et Anti, eks ole, oli see, et tema sust mingil moel parem oleks. Anti on selles suhtes osavam, et ta oskab oma juttu pikaks venitada. Ja seda küll, aga sina oskad on point olla. Ja ma ei viitsi ümber puu rääkida. Sa ei tohigi, see ära tee seda mitte kunagi, sellepärast, et see ongi see on nii positiivne sinu puhul. Aga ühesõnaga, laseme nüüd selle teist juppi, mis meid kõht kõveras mööda stuudiot siin nagu ussid pani liikuma. Kas ma võin ennustada äkki, mis see võib olla? No, kas see on see, kui me räägime 6-aastasest lapsest või ei ole see? Ei ole. Pärast oli seal hooldekodus, siis naine üritas keifrit sisse talle suruda, ma vaatasin, võitleb ikka veel. Midagi enam väga aru ei saa, aga võitleb ikka veel. No see oli kurb asi, hooldekodus ainult oli kurb asi, mida ma kuulsin, oli kuidas see hooldekoduse toita seal ütles, et eks nad siin kõik nagu elus me neid hoiame, ega nad enam väga siin ei ole. Ja mul on nagu, et see on nagu nii kurb lausevad. Aga mida sa siis elus hoiad? Aga nüüd see. Et võib-olla oleks just see, et teades peale enda vanaisa matust on kuidagi nagu parem on temast nüüd mõelda, kui oli enne, vaat. See on ka fani. Enne õigus. Enne oli siuke väga pikk surm. No, väga paljud teavad, mõnele vanale inimesele lihtsalt meeldib surra aastaid. Ma tean mu ühel väga hea tuttava sõbral oli selline vanaisa, kes suri 10 aastat. Nagu andke andeks selles mõttes, et kõik teema on õige. See oli nii siiras, nii õige kuulda, tunda on, et inimesed räägivad kogemusest. Ja siis see lause, et mõnele vanemale inimesele või kuidas see täpselt oli, et mõnele inimesele meeldib lihtsalt surra. Ja siis tuleb sealt järgi vaata, et mõni harrastab 10 aastat. 10 aastat surra. Et kõigepealt on vend, kes 20-selt sõidab jalgrattaga, 70-selt sõidab uuesti jalgrattaga, siis kukub ja siis jälle kukub ja kukub. Ja siis on... Mis tuleb järgi, et mõnedele meeldibki 10 aastat surra, vaata. Et nagu ausalt, Rupert, kui me selle nagu kontekst... Mingi uus harrastus on ja hobi kellegi. Ma ei ole ise... Ma olen ise selle kuulanud läbi niimoodi, et minu jaoks kõlaks see jutt loogiline, aga ma ei ole nagu otse niukest tagasisidet veel ei ole saanud. No selles mõttes, et meile kõlas... Meil oli see lihtsalt koomiline, heas mõttes. Tõsiselt teadki nii, et Anti ka, et sa aru saaks, et see oli kuld. Et te tõite mõlemad pooled, mõlemad paralleelid. Te tõite reaalselt, mis on reaalsus, mis on kurb, mis on aus. Ja samas nagu meie nagu tõlgendasime siit välja hoopis teise asja, mis on nagu see, mis sa just enne mainisidki, et nagu see elu üle heas mõttes naermine. Et nii ta paraku on. Jah, see teeb lihtsalt need olukorrad nii palju kergemaks minu jaoks, ma leian. Et lihtsam lihtsalt eluga edasi minna. Jah, that's it. Rohkem ma poleks. Huumor ongi see, mis muudab elu talutavaks. Et kui sa suudad sellist asja üle mingit nagu naljagi kas või natukene leida, see aitab sind tegelikult kõvasti. Et siin ma mainiks ära, et
üks Briti koomik Ricky Gervais tegi ka vanade hooldekodus siukse sarja nii-öelda, et see on samamoodi nagu tume ja aga nagu naljakas ka, et okei. Oskad sa nime öelda? Nime ma kahjuks peast niimoodi ei oska sulle öelda, aga ma leian selle sulle pärast üles. Ja võib-olla paneme siia alla ka kuskile. Teeme nii? No nii, Rupert, aga ma vaatan, et aeg on sinnamaani jõudnud, me oleme põgusalt vestelnud päris huvitavatel teemadel ja sinuga oli väga meeldiv vestelda. Et ma ütlekski siinkohal, et aitäh, et sa meie saatesse tulid. Aitäh, et kutsusite. Veits ootamatu oli nii varases staadiumis juba tulla, aga ma olen meelitatud. Seda parem ongi, sellepärast, et sedasi asjad reaalselt sünnivad. Ja tahaks öelda siin koha peal, et aitäh, et meid entertainisid selle viimase segmendi. See oli jabur, see oli heas mõttes jabur. Ja ma loodan, et ka sinu eraelu läheb veelgi paremaks. Tõesti, et kenekad toimivad. Et kenekad, ja by the way, nüüd teate siis ühesõnaga, et kui on kenekat vaja, siis kelle... Aga see selleks, rohkem ma tahaks öelda, et kus sind jälgida saab ja teie imelisi tegevusi? No Spotify's ja Instagramis on siuke, kui kirjutad otsingu ribale podcast imeline, siis sealt leiab meid ülesse. Meil on 2 osa podcasti väljas. Me ideaalis proovime iga neljapäeva õhtu ühe lasta, aga kas see ka nagu järjepidev on, seda me näeme. Seda te ei kuule. Poisid teevad aktiivselt podcast'e, millal need välja tulevad, nad tulevad õigel ajal välja, ära kunagi maini, ära kunagi ütle seda lauset. Pigem ole positiivne. Ei, meil ongi, esimene asi, mis me Antiga üksteisele ütlesime, et meil on täiesti savi, mis keegi arvab või mis meie graafik on, mis iganes. Me teeme seda eelkõige enda jaoks, et meil oleks teha midagi peale tööd, mitte lihtsalt, et vahtida telekat või mis iganes. Väga õige. Ja me võtame kõik kriitika ja kõik, me kuulame seda. Jah, kuulame, aga me kõik ei võta kuulda. Et me proovime võimalikult omanäolised olla, teha nii, nagu meile meeldib ja kui teistele meeldib ka, siis on lihtsalt see boonus. Super, selge. Kuule, Rupert, aga aitäh sulle. Aitäh teile. Ciao. Adieu. Ja ongi kõike.